Vaata seda, uskumatu! Vaata, millised juured! See uus meetod on tõeliselt pööne. See pole mitte ainult kiire, vaid ka väga tõhus. Isegi sellise viljapuu puhul nagu avokaado, mida pole just lihtne juurutada. Ausalt öeldes, kui sa seda meetodit veel ei tunne, siis täna õpetan sulle ühe kõige võimsama, mida olen proovinud. Nii et ilma rohkem aega raiskamata, hakkame pihta. Kõigepealt tuleb valida viljapuu, mida tahame paljundada. Selles näites valisin noore avokaadopuu, sest tahan neid aeda rohkem saada. Järgmisena puhastame kogu selle ala okstest või vartest, mis võiksid õhukihtimise tegemisel ette jääda. Nüüd märgime ära ala, kuhu hakkame õhukihtimist tegema. Jätame umbes 2 tolli ehk ligikaudu 5 cm laiuse vahemaa. Kokku panen umbes 8 kruuvi ühtlaselt ümber oksa. Aga enne teeme ühe väga lihtsa nipi. Desinfitseerime kõik kruuvid, torgates need aloe vera lehe sisse. Nii läbivad nad oksa osaliselt desinfitseerituna. Nüüd hakkame kruvikeerajaga kõiki kruvisid juhuslikult eelnevalt märgitud alale sisse keerama. Kui kõik kruvil on paigas, võtame natuke jahvatatud kaneli ja puistame seda kogu piirkonnale. See aitab haava kaitsta võimalike haigustekitajate eest. Nüüd võtame ühekordse plastikoksi. Teeme sellele vertikaalse sisselõike kuni keskpaigani. Seejärel teeme topsi alumisse ossa mitu väikest lõiget, et see saaks oksale ideaalselt sobituda. Nüüd, kui topsi on paigas, kinnitame selle kergelt plastikust sidemega, et see täitmise ajal ära ei kukuks. Just nii. See on substraat, mis juhib vett väga hästi, hoiab piisavalt niiskust ja ei tihene kergesti. See on väga sarnane universaalsele substraadile, lisame vähehaaval uut substraati ning kui see tiheneb, pingutame sidemeid, kuni kõik on korralikult kinnitatud. Nüüd, kui kõik on valmis, on aeg esimeseks kastmiseks. Anname korraliku kastmise, et kogu niiskus jõuaks piirkonda, kuhu me kruuvidega haavad tegime. Nüüd võtame musta kile, antud juhul prügikotti, ja teeme sellesse piisavalt suure lõike, et saaksime kiilva kohale täielikult katte peale kanna. Nii saame palju paremini säilitada niiskust ja hoida seespool soojemat temperatuuri, mis soodustab uute juurte tekkimist ja arengut. Nüüd, kui kile on valmis, paneme selle lihtsalt ümber kiilva koha, nii et see katab selle täielikult. Ja kinnitame selle mõne rihma või nõõriga, et see oleks korralikult suetud. Selle meetodi hooldus on väga lihtne. Aeg-ajalt avame kiilva koha ülemise osa ja lisame veidi vett, et hoida substraati niiskust. Tavaliselt piisab sellest, kui teha seda umbes iga 10 päeva tagant. Kui aga on väga palav, tasub seda veidi varem kontrollida, et olla kindel, et see kunagi täiesti ära ei kuivaks. Ja kui sulle meeldib järgida ka kuukalendrit, siis paljud inimesed eelistavad seda tüüpi paljundamist teha kaheneva laskuva kuu ajal, kuna traditsiooniliselt peetakse seda üheks kõige soodsamaks ajaks juurestiku arengu stimuleerimiseks. Enne kui nädalad mööda lähevad, tahan ma kasutada juhust ja tänada sind, et selgitada mõningaid kahtlusi, mida te mulle tavaliselt selle tüüpi paljundamise puhul esitate. Näiteks küsivad paljud inimesed minult, kas seda meetodit saab kasutada iga viljapuu puhul. Põhimõtteliselt võib seda proovida väga paljude liikidega, kuid tuleb arvestada, et kõik puud ei arenda juure sama kergesti. On viljapuid, mis reageerivad väga kiiresti ja teisi, mis vajavad palju rohkem aega. See mõjutab ka väga palju. Oluliselt mõjutavad ka puu vanus, aastaaeg, oksajämedus ja eelkõige see, et viljapuu oleks terve ja aktiivses kasvufaasis. Seetõttu, kui sa teed seda esimest korda, soovitan ma sul kõigepealt proovida noore oksaga. Aga sellisega, mis oleks juba piisavalt tugev. Ei ole mõistlik valida liiga noort oksa, sest see võib painduda või ära kuivada, aga ka mitte liiga vana ja jämedat oksa, sest tavaliselt on sellel palju raskem juuri kasvatada.
Selles näites teen seda avokaado puhul, mis tegelikult ei ole just kõige lihtsam viljapuu õhu juurde kasvatamiseks. Just sellepärast tahtsingi näha, kui kaugele selle meetodiga jõuda saab. Te küsite minult ka tihti, kas on vaja kasutada mingit juurdumishormooni. Selles näites ei ole ma kasutanud ühtegi kaubanduslikku hormooni. Ainus, mida ma kasutasin, oli aloe vera, et kruuvid sisse panna ja natuke kannelipulbrit. Kogu töödeldud ala veam. Aloe vera ei aita meil ainult kruvi kergemini sisse panna, vaid hoiab ka tööpiirkonna protsessi jooksul puhtamana. Ja kaneli kasutama selleks, et kaitsta kogu seda piirkonda, kuhu olema haavad tekitanud. Kui sul on olemas juurdumishormoon ja soovid seda kasutada, siis võid seda samuti teha. Võiksid panna väikese koguse hormooni nende aukude ümber, mille me tegime enne kui potti substraadiga sulged. Aga ei maksa ka liialdada, sest suurema koguse kasutamine ei tähenda, et puu kasvatab rohkem juuri. Kõige olulisem siin ei ole kogu ala tootega täita. Tõeliselt tähtis on see, et oleks olemas kahjustatud piirkond, mis suudab juuri kasvatada, et substraat hoiaks ühtlast niiskust ja et õhu kihtimise ajal ei kuivaks ära. Nüüdseks on möödunud juba üle 7 nädala ja on aeg kontrollida, kas see uus kruvi meetod tõesti toimis. Nii et avame nüüd õhu kihtimise. Kõigepealt eemaldame musta kile ja seejärel võtame ettevaatlikult ära alumise osa. Nüüd küll. Vaata sina. See on tõeline hullumeensus. Vaata, kui palju juuri on arenenud. Lisaks on need juured täiesti valged, jämedad ja väga tervisliku väljamuga. Just seda me tahamegi, et tagada hea ümberistutamine. Nüüd jääb üle vaid lõigata õukiht kogu selle juuremassi alt käbi ja viia see töölaudadele, et seda paremini näha. Ügamise kääride abil eemaldame potti aeglaselt ja väga ettevaatlikult, et mitte ühtegi juurt kahjustada. Nüüd on aeg see istutada. Ma kasutan umbes 11 liitrist lillepotti ja täpselt sama substraati, mida kasutasime varem, sest see on kogu protsessi jooksul väga hästi toiminud. Teeme augu, asetame õhukihi sisse, kinnitame selle korralikult ja täidame ümbruse veel substraadiga. Surume kätega kergelt kinni, et taim oleks kindlalt paigas ja seejärel kastame korralikult. Nüüd algab väga oluline etapp, kohanemisperiood. Tuleb arvestada, et see uus puu on veel väga noor ja tema juuhed on alles hiljuti moodustunud. Seetõttu asetame selle esimese 7–10 päeva jooksul poolvarjulisse või varjulisse kohta, vältides igal juhul otsest päikesevalgust. Nii vähendame ümberistutamisest tingitud stressi ja anname uutele juurtele aega, et nad saaksid täielikult iseseisvalt emapuust eraldatuna oma uue eluga kohaneda. Ja nii lihtne see ongi, meil oleks uus viljapuu, kasutades kruvimeetodit. See on lihtne meetod, mille jaoks on vaja materjale, mis on peaaegu kõigil kodus olemas ja nagu nägid, võib see anda tõeliselt muljetavaid tulemusi. Nüüd kirjuta mulle kommentaaridesse, millisest riigist sa mind vaatad ja millise viljapuu pealt tahaksid seda meetodit proovida. Suur aitäh, et vaatasid video lõpul. Kui sulle video meeldis, siis ära unusta panna laiki, jagada seda ja tellida kanal, et sa järgmisi videoid maha ei magaks. Kohtume järgmises igas, Ugen kallistus, hebaida!